Teame, et selle õige gümnaasiumi valimine võib olla keeruline, kuid meie teeme selle lihtsaks. Meie kool sobib sulle, kui sa väärtustad mitmekesist haridust, kuid samas soovid ennast koolis vabalt tunda. Kuid kuulame, miks valisid praegused õpilased just Tamme gümnaasiumi. Tamme gümnaasium on ainus riigigümnaasium Tartus. Meie koolitunnid hakkavad 8.45 ning konsultatsioonid toimuvad enne seda. Tänu sellele lõpeb meie koolipäev enne kella 4. Meie kool pakub tasuta koolilõunaid. Meil on avar koolimaja ning see pakub väga häid õppetingimusi. Vahetundides saab kuulata kooliraadiot või lugeda koolilehte meie mugavatel diivanitel. Aga mis me siin ikka jutustame? Liigume IT-suuna tutvustuse juurde. Tere, mina olen Mattias, olen Tamme gümnaasiumi IT-juht, õpetan teile paari ainet ka, aga alguses, kui sa siia suunda sisse tuled, siis saad sa päris palju programmeerimist ja seda annab õpetaja Tauno sulle. Minuga kohtute sissejuhatus IT-sse aines, ilmselt teisel kursusel ja seal me õpime arvutite riistvara, paneme masinaid kokku, tegeleme opsüsteemide ja võrkudega. Suunained on veel. Mina õpetan ka veebidisaini ja multimeediat. Lisaks saad õppida robootikat ja kas või kogu aasta tegeleda valgus- või heli- või videotehnilise teenindamisega. Võimalusi on meil päris palju. Oluline on teada, et veedame koos oma klassiga toredat aega. Katsume leida kõik endast selle, mis meid IT-sektoris meie silma särama paneb. IT-suunda kandideerigi siis, kui sul mõni suunaaine eriliselt huvi pakub ja kui sa tunned ennast teiste IT-huviliste noortega hästi. Tere, mina olen Hans ja mina olen Tartu Tamme gümnaasiumi tehnoloogia suunaõpetaja. Tehnoloogia suund sobib just sulle, kes sa oled huvitatud sellest, kuidas loodus meie ümber toimib ning millised võiksid olla järgmised tehnoloogia saavutused. Tehnoloogia suunaained on oma olemuselt väga praktilise väljundiga. Siin on näiteks robootika, elektroonika, 3D modelleerimine, praktiline füüsika ning iga õppeaasta lõpus toimub praktikanädal, mis on siis keskkonnakeemia ja keskkonnafüüsika teemalised. Tere, mina olen Urmas Tokko, ma olen bioloogia õpetaja ja õppesuundade juht. Meditsiinisuund sobib sulle, kui sa oled töökas, mõtlemisvõimeline ja õppimisvõimeline mitte ainult siin koolis, vaid ka edaspidi, sest arsti või meditsiinitöötaja õpe on väga pikk ja sa vajad selliseid omadusi ka hiljem. Peale selle siin koolis see töökus ja õppimisvõime ei tõsta õpetajate vererõhku ja veel kord ma süstiks teisse siis töökust, mõtlemisvõimet ja kindlasti tõsist huvi meditsiini ja tervishoiu vastu. Meditsiinisuuna suunaaineteks on nii-öelda prekliinilised ja kliinilised erialad, näiteks 10. klassis massaaž, biokeemia, anatoomia, füsioloogia, 11. klassis kliinilised erialad nagu kardioloogia, neuroloogia, esmaabi ja kõik muud. Ja praktikatel tuleb tegeleda toitumise liikumise analüüsiga, mikrobioloogiaga ja 11. klassis on võimalus käia töövarjuks apteegis, perearsti juures ja kliinikumis. Aga vabandust, ma pean nüüd minema, mul tuleb siin kohe lahkamine ja seekord me ei lahka mitte inimest, aga me lahkame sea silma ja mõningaid muid asju. Sa oled nii ilus, ümar, ogaline ja mis kõige olulisem, nii lihtne. Sa oled viirus. Kas teadsid, et viirused on nii lihtsad organismid, et piisab kõigest 3–4 erinevast osast, et üks viirus kokku panna ja saadki ühe pandeemia valmis teha. Kas tead, miks on sinu kass selline psühhopaat, kes öösel ronib sulle kassu ja otsustab sind hammustada varbast või sõrmest? Tegelikult seda vastust ei tea mitte keegi, aga mida me teame on see, miks su kass näeb välja just selline, nagu ta näeb. Ehk siis üks asi, mida sa saad tammes teha, sa saad määrata kassi geene. Ühtlasi, kas sa teadsid, et evolutsioon töötab põhimõttel käib kah, ehk siis tegelikult inimese silmad asuvad tagurpidi peas. Miks ja niisugused need silmad välja näevad, seda saad teada, kui sa tuled tammesse õppima. Sa saad osa võtta mitmetest praktikumidest, nii sise- kui välispraktikumidest. Välispraktikumid kestavad tihtipeale mitu päeva, sa saad mitme päeva jooksul koos oma kursakaaslastega või lennukaaslastega siis bondida, saate teha erinevaid tegevusi, möllata looduses, püüda putukaid, määrata taimi, määrata seeni. Aga tegevusi sa ei tee mitte ainult väljas, vaid sa teed tegevusi ka sees. Sul on mitu erinevat laboripraktikumi, sa saad laboripraktikumide käigus näiteks teada, kas sina oled üks neist eestlastest, kes on ühe HIV-viiruse ehk siis HIV-viiruse tüve vastu resistentne või mitte. Saad määrata näiteks ka oma vererühma, oma maitsmise geene, ka näiteks seda, kust sa need maitsmise geenid said, milliselt vanavanemalt. Ma ei näe põhjust, miks ei peaks õppima tulema. Tere, armas 9. klassi õpilane!
Mina olen Heili ja Tartu Tamme Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, keda me ootame kultuurisuunda. Neid inimesi, kes on valmis aktiivselt toimetama ise ja jälgima, mis tema ümber toimub. Neid, kes on valmis esinema, kes on valmis süvenema, kes on valmis lugema raamatuid, käima teatris, kes huvituvad sellest, et teada saada, mis see kultuur siis õigupoolest on. Selleks muidugi tuleb ka pingutada vahetevahel, mugavustsoonist välja tulla, aga see kõik paneb sind kokkuvõttes hiljem märkama, mis maailm su ümber on, mis on selle maailma mustrid. Meie suunaained on näiteks arheoloogia, draama, kirjandus ja ühiskond, maailma usundid ja kultuurisuuna sissejuhatav kursus, kus me toimetame koos ülikooliga. Praktikad on sellised, mis on kõik majast väljas. Me käime Võrumaal ja Setumaal, intervjueerime inimesi, räägime murdekeelest ja 11. lõpus käime Pärnumaal, vaatame, kuidas on rannarahvaga lood, räägime hiiepuudest ja toimetame Pärnu kui kuurortlinna vaatamisväärsuste ja saladustega. Sellega ei piirdu meie kooli õppevõimalused. Meil on palju huviringe ja valikaineid, millest saavad osa võtta kõikide suundade õpilased. Näiteks koor, näitering, rahvatants, tehnoloogiaring ja meediatiim. Ootame sind avatud uste päevale 8. märtsil kell 3.